Daamid ja härrad, igaks juhuks kinnitan alustuseks üle, et presidendi kõne vastas täies ulatuses Justiits- ja Digiministeeriumi ja ka minu arusaamadele inimõiguste kaitsest. Aga tänase konverentsi moto pärineb kirjanikult, nobelistilt Elie Wieselilt. Neutraalsus toetab rõhujat ja vaikus julgustab piinajat. Kirjanik, kes läbi isiklike läbielamiste jõudis veendumuseni, et kõige suurem patt ei ole mitte vihkamine, vaid ükskõiksus vihkamise suhtes. Ja meie ülesanne on seista selle ükskõiksuse vastu. Väga hästi valitud moto, ma väga tänan korraldajaid taas jälle väga õigetele, ajakohastele asjadele tähelepanu juhtimisest. Wieseli esimene teos Öö on üks 20. sajandi holokausti mälestusmärke. Kui seda lugeda, see on selline napp, erakordselt aus, lõikav raamat. Seda teksti on peaaegu et võimalik läbi elada. Ja kui me mõtleme sellele, et Wiesel sündis 1928. aastal Rumeenia Karpaatides Šigetu Marmatseli linnas, üks niisugune piirilinn, toona oli seal umbes 30 000 elanikku, piirilinn Tisa jõe kaldal, ja siis 40% olid selles linnakses juudi rahvusest elanikud. Ja 1944. aastaks oli sinna jäänud vast mõni üksik, nagu tänapäevalgi. Ja kui vaadata Öö kordustrükki, siis kordustrükile kirjutab Wiesel uue eessõna ja tsiteerin sellest ühte lauset. Tänapäeval lubavad mitmetest allikatest pärit tõendid kinnitada, kui natsid Saksamaal võimule tulles püüdsid esialgu rajada ühiskonda, kus juute enam ei oleks, siis lõpuks oli nende eesmärgiks jätta endast maha varemeis maailm, kus juute ei oleks mitte kunagi olnudki. Tsitaadi lõpp. Ja me näeme, kuidas see meie enda silma all kordub, muu hulgas ükskõiksusest. Sest läheme korra nüüd Tisa jõe teisele kaldale, Ukrainasse. Meenutagem taas, et juulis 2021 avaldatud vale ajaloolises essees venelaste ja ukrainlaste ajaloolisest ühtsusest deklareerib Putin, et ukrainlased ja venelased on üks rahvas, Ukraina riiklus, Lenini kunstlik looming Venemaa ajaloolisel territooriumil ja Ukraina identiteet, niinimetatud välisjõudude projekt Venemaa nõrgestamiseks. Eks ole neid mõtteid Venemaa poolt jagatud ju varemgi, süsteemselt alates 2014. aastast. Ja nüüd korduvad juba väited ukrainlastest kui vene rahva harust ja ukraina keelest kui vene keele murdest pea igapäevaselt. Kogu see jälk vargus ulatub kultuurini, lasteni. Me kõik teame, et Ivan Podubnõi ei olnud tegelikult vene maadlusatleet, Gogol ei olnud vene kirjanik, Malevitš, Tatlin ja Ekster ei olnud vene avangardistid, ja nii edasi. Ukrainlased olid. Ja kahjuks me näeme, et sellist Ukraina kultuuri varastamist ei ole ainult Venemaal, see on levinud üle terve maailma. Teatmeteostesse ka läänes ja mitte ainult. Ja loeme lääne meediast tänagi, et ei ole seal ju nii hull midagi seal Ukrainas. Pole koonduslaagreid, venelased taastavad ja ehitavad uusi maju. Ja seda mitte ainult ei loe me vene trollisõltlaste poolt võimendatuna. Me peame kordama ilma igasuguse ükskõiksuseta tõde. Ukrainlaste olukord on okupeeritud aladel surnuks külmumiseni hull. On koonduslaagrid, maju ehitatakse okupantidele, sisserändajatele, kollaborantidele, venestajatele, toimub plaanipärane jõhker etnotsiid, Ukraina rahvuse ja kultuuri hävitamine. Inimese rahvusliku kuulumise, keele ja kultuuri alavääristamine on sadistlik ja ränk inimõiguste rikkumine.
Ka president tuletas meelde inimõiguste ülddeklaratsiooni ja vast oli Venemaa üks kord siiras, kui ta 1948. aastal nendele põhimõtetele alla ei kirjutanud. Ja valetamise vahele on Venemaa olnud ka edaspidi siiras päris mitmel korral. 2007. aasta kõne Müncheni julgeolekukonverentsil, 2008. aasta agressioonisõda Gruusias, 2014. aastal Ukraina sõja algus, Krimmi annekteerimine, 2015. aastal sõjaline sekkumine Süürias ja 22. täiemahulise sõja algus Ukrainas. See on kõik ükskõiksusest sündinu. Me peame endale esitama lihtsa küsimuse. Kuhu on kuritegelik režiim teel, kui me ei tee kõike selle pidurdamiseks? Ja samavõrd oluline on ka küsimus, kuhu oleme meie ise teel, kui meie ei tee kõike Venemaad kuritegeliku režiimi pidurdamiseks. Ja jälle meenub siinkohal Piiseli öö. Head osalejad, tänase konverentsi esimene, kõige valulisem ja olulisem arutelu käsitleb Venemaale küüditatud Ukraina lapsi ja lootusi nende naasmiseks. Ukraina laste viimine Venemaale ei ole pelgalt sõja kõrvalnähtus, vaid sihipäraselt kalkuleeritud demograafiline ja ideoloogiline ettevõtmine. See on üks osa Ukraina rahva vastu pandud genotsiidist. Humanitaarkatastroof meie endi silme all 21. sajandil. Ja me peame tunnistama kahjuks seda, et rahvusvahelised organisatsioonid ei ole ka selle suhtes suutnud midagi asjakohast ette võtta. Lubage mul lõpetuseks veel mõned laused digitaalse tehnofeodaalsuse teemal. Seegi arutelu on täna tänuväärselt päevakavas. See, et indiviidi püütakse mõtlema ja tegutsema suunata mingis kindlas suunas, selles ei ole inimühiskonna ajaloos ju mitte vähematki uut. Tehnofeodaalsuse puhul ei ole aga suunajaks või ka sundijaks enam ainult inimeste loodud ja juhitav institutsioon, vaid me oleme inimestena leiutanud ka arvutusvõimekuse sõnu ritta panna nii, et tõenäolisim järgmine sõna on selline, nagu arvutuse käimalükkajad on seda tahtnud. Ja me teame, et see ei pruugi olla see arvuti poolt järgmine etteennustatav sõna, et see ei pruugi üldse olla Eesti kultuuriruumile omane, see ei pruugi Eesti kultuuriruumi tundagi, saati siis veel meie oma õiget tunnetust hoida või arendada. Arvutusvõimekusest on täna saanud tehisaru ajastul iseseisvuse ja kultuuri hoidmise küsimus. Inimõiguste äravõtmisest hullem on veel üks asi, inimõigustest ise loobumine. Ja seda me ei kavatse teha. Me hoiame oma väärikust ja vabadust ikka klassikalisel viisil, rajades vabadustel põhinevat eesti keelel ja kultuuril põhinevat digiriiki, kus kontroll on kõik inimeste, meie kodanike käes. Me enam ei sea endale eesmärgiks olla maailma parim digiriik, vaid me tahame olla maailma parim, vabadusi kaitsev ja hoidev ja inimeste endi poolt kontrollitav digiriik. See on väga põhimõtteline erinevus, väga põhimõtteline vahe. Ja meil on õnneks selleks olemas, nagu ka president ütles, julge ja tark rahvas, meil on olemas tööriistad, seadused, meie oma rajatav, arendatav tehnoloogia, meie oma rajatavad suveräänsed arvutusvõimekused ja kriitiline mõtlemine, see kõige olulisem. Ja ükskõiksuse puudumine, see kõige olulisem. Sest me tahame, et digitaalne maailm jätkuks iga inimese jaoks läbipaistvalt, iga inimese ja mitte sugugi ainult riigi jaoks kontrollitavalt, eestikeelsena ja eestimeelsena. Me ei anna kontrolli ära, me ei kaota seda kontrolli, me hoiame oma põhiõigusi ja me seisame nende kaitsel. Kui me ise väärtustame inimõigust ja seisame nende eest, siis saame me panna ka arvutit seda tegema. Ja me tahame ja me seisame. Head konverentsi jätku.